Muutus on päris suur. Kui siiamaani oli keelatud pliimoona kasutamine veelinnujahil olenemata kohast, siis nüüd lisandus täiendav piirang, et ühelegi ulukile ei või siis jahti pidada pliihaavleid kasutades märgaladel ja ka selle lähiümbruses, ehk siis 100 meetri raadiuses. Ja kogu selle piirangu mõte on vältida, et pliimoon satuks märgaladele, kus see võib sattuda omakorda veelindude kehasse ja põhjustada seega palju kahju nii lindudele kui toiduahela kaudu lõpus ka inimesele. Ja see piirang kehtib siis üle Eesti ja Eesti on üpriski märgalade rohke piirkond, et kes on vaadanud juba jahikaarti, et kus on märgalad ja kus ei ole, siis Eesti on üpriski lapiline, kus pliimoone enam üldse kasutada ei või, on tegelikult päris palju. Me oleme oma haldusalas kokku leppinud, et esimese poole aasta jooksul me küll juhime sellele nõudele tähelepanu, aga me kedagi ei karista, et me anname ikkagi ülemineku aja ja selgitame jahimeestele, et miks selline määrus on Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud. Aga alates 20. augustist pöörame me juba rangemalt sellele nõudele tähelepanu, mis tähendab siis tõesti seda, et kui me kontrollime jahimeest, kes märgalal jahti peab, kasutab sillaraudset relva ja siis ka haavleid, siis me küsime ja palume näidata ette, millisest materjalist need haavlid on tehtud. Ja sellisel juhul, kui meil tekib kahtlus, et võib-olla on tegu ikkagi pliimoonaga, siis me võtame hoiule ja teeme ekspertiisi sellele haavlile. Palju piirkondi tõesti on otse kas siis märgalaks määratletud või siis sinna ümber ulatub ka 100-meetrine puhverala. Selle 100 meetri puhverala mõte on see, et kui laskmas ollakse mujal, kusagil nii-öelda kuival maal, et siis ka juhulasud ei satuks sinna märgala piiresse, sellepärast on see 100 meetri piir ka igale veekogule ümber tõmmatud. Ja see kaart on tõesti väga lapiline. Maakonda lõikes see pisut erineb. On Kesk-Eestis piirkondi, mis on nii-öelda kuivemad, kus pliihaavlitega laskmiseks kohaleidmine on lihtsam, aga on piirkondi, mis on ikkagi nii-öelda päris märgalade rohked ja seal tasub küll juba jahimeestel ikka praegu mõelda, et millist moona üldse kaasa võtta või millist moona üldse kasutada. Eraldi kogumiskampaaniat meediad ei ole, aga nagu kõige muu laskemoonaga ja relvadega, siis relvaseadus näeb ette, et PPA-l on võimalik üle anda siis laskemoona ja relvi, mida ei soovita enam kasutada ja PPA korraldab selle hävitamise. Teine variant on veel ka, et kui kellelgi leidub vanast ajast kodus pliihaavleid, mis on lahtiselt kusagil kotis, purgis, mis ei ole siis padruniks vormistatud, et siis pliid kui sellist on võimalik üle anda ka ohtlike jäätmete käitlejale. Ja see määrus, mis nüüd alates veebruarikuust kehtib, kõneleb ainult märgaladest. Nii et lasketiirudes, mis on piiratud alal, seal siiamaani võib ikkagi pliimoona kasutada. Küll me oleme ise mõelnud, et võib-olla tasuks sinna laskepaika minnes ikkagi mõelda selle peale, et kui seal taga näiteks on märgala, on sooala, et siis võib-olla ei ole kõige mõistlikum seal pliihaavleid kasutada, et kui nad võivad sattuda ka väljaspoole seda lasketiiru. Aga laias laastus kehtib see märgalade piirang ikkagi just vabas looduses. Ei ole hetkel keelatud kasutada pliimoona näiteks spordivahendina ja ka siis just lasketiirudes.